Fotodega on üks naljakas asi või piltidega üldse. Et niipea, kui sa seda näed, eriti kui sa ise oled olnud selle hetke juures, kui seda on pildistatud, siis see on nagu väike kanal ajas rändamiseks või. Sul on võimalik nagu sinna tagasi liikuda sellesse hetke, kui see pilt on tehtud. Et siin tuleb järjest praegu ports selliseid pilte, kus mu poeg, kes praegu sai just 19 ja lõpetas gümnaasiumi, kus ta on väike. Et päris naljakas on neid vaadata. Mõned pildid on sellest ajast, kui mu tütart veel ei olnud enne. See on muide väga hea pilt. Seda ma mäletan täiesti selgelt. Seda korda, kui see pilt on tehtud, või isegi täpsemalt ühte lugu, mida see pilt kohe meenutab. See on see Grimmeeri ja Merle, Karl Robert ja see on minu tütar Marii Ingriin. Ja see on Gert, kes jääb igavesti Roberti jaoks Robin Hoodiks. See on Roberti igavene sõber Juku ja mootorattur Hiir. See on Üllar. Aga see lugu, millest ma nüüd räägin, see on nüüd, ütleme, aastakene varem juhtunud kui see pilt. Sellepärast, et sellel pildin siin on minu tütar Marii Ingriin juba ka näha. Aga aasta varem istus minu poeg Robert selles samas grimmitoas. Ja nagu grimmitubades ikka, seal on sellised suured toolid vahel, mille peal siis grimmeerija või juuksur saab nagu istuda ja siis võib ennast niimoodi keerutada ja liigutada, et vabalt inimese juurest toimetada. Robertile meeldis hirmsasti selle tooli peal istuda, siis ta istus seal grimmi toas selle tooli peal ja rääkis siis sellele grimmeerija Merlele niimoodi ohates ja vanamehelikult, et kus tahaks endale ode. Ta nagu ei öelnud täppidega tähti. Ta ütles, täppidega tähti ilma täppideta. Ja siis ta ütles, et kus tahaks endale ode. Aga kust sa teda saad? Siis ohkas sügavalt. Mitte kuskilt. Vaata, siis läks aasta mööda ja siis on selles samas grimmitoas tehtudki nüüd see pilt. Ma arvan, et inimesed peavad oma soovide ja väljaütlemistega olema väga tähelepanelikud, sest nad saavad seda, mida nad soovivad. Ja minu poeg sai oma õe.